Kui täna on tsiviilmenetluses ja haldusmenetluses juba vahendid digitaalsed, siis paraku süüteomenetluses käib endiselt menetlust paberil ja see mõningas mõttes takistab ikkagi täna inimestel oma õigusi teostamaks, sellepärast et info ei ole piisavalt kiiresti, tõhusalt kättesaadav. Samal ajal on meil tehnilised vahendid olemas. Kevadel alustati pilootprojektiga, kus siis menetleti Põhjapiirkonnas joobes juhtimisi kõiki digitaalselt. Ja see tähendas seda, et inimesed, kes olid selles projektis osalejad, nad pidid päris palju mõtlema teistmoodi, proovima, mis on see õige protsess, kuhu jõuda, katsetama. Ja see oli üks suur koostööprojekt, kõige suurem mõju või edu seisneski selles, et saadi aru selle teekonna olulisusest. Sel aastal lõime eeldused digitaalseks kriminaalmenetluseks. Kui rääkida inimese kesksusest, siis projekt on näidanud, et saab olla oluliselt kiirem, tõhusam, efektiivsem, inimese jaoks läbipaistvam.